Tere tulemast üleriigilisele etluskonkursile Tahan sulle öelda. Vaikus. On palju sõnu, mida tahaksin öelda. Ja sõnadest lauseid, millest tasub meil mõelda. Mu elu on üks luine. Mina pean jahti kanade peal, inimesed peavad jahti minu peal. Kõik kanad on ühesugused. Kõik inimesed on ühesugused. Oleks nagu igava võitu. Kui sa mu taltsutaksid, täituks mu elu otse kui päikese paistega. Õpin tundma sammude kaja, mis kõigist teistest erineb. Teised sunnivad mind maa alla ronima. Sinu jala astumine kutsub mind oma urust välja otse kui muusik. Nüüd on ta siis läbi see suvevaheaeg ja algab tõsine töö, nagu klassijuhataja ütles. Lollusteks jääb ka vähem aega, räägib ema. Sain endale uue pinginaabri. Kivinõmme Gustav on ta nimi. Vahva poiss, mängib pilli, teab igasuguseid asju ka. Temaga oli kohe esimestel päevadel sekeldusi, sest Gustav pikad tolkused juuksed. Illeväike tahtis talle isegi patsimained kinkida, aga Gustav sai pahaseks ja nimetas mind tönn sabadeks. Tema juuksed olevat välismaa kõige viimane mood. Seepeale oli mul kangesti häbi. Pidin ma ka just enne kooli juuksuri juures käima. Terve suvi polnud ma sinna jalgagi saanud. Mul oleks nüüd kaasa viimane mood. Gustav lohutas, küll kasvu ja lubas mulle kitarrimängu selgeks õpetada, mis pidi ka viimane mood olema. Kuidas kirjutada armastusest? Miljonid inimesed vaevlevad selle käes iga jumalapäev. Olgu seda liiga palju või liiga vähe või üldse mitte. Vaevan ikka. Armastus algab algusest. Umbes sellest hetkest, kui otsustasin hakata heaks, umbes 10-aastaselt peale, mõtlen enam-vähem iga päev sellele, kuidas kasvatada lapsi. Kuidas kasvatada lapsi armu, mitte hirmuga. Kuidas mitte öelda neile, sa oled nii paha laps, ma jätan su maha. Vaid kuidas öelda neile, tee, mis sa teed, ma olen ikka siin. Ma ei lähe sinu juurest kusagil ära. See oli esimene Sirika hindev kokkuvõte. Ma ei hakkaks kohe nimetama kohti, mida me siin jagasime, siis tegelikult see on väga vähetähtis asi. Sest te teate, kõik hindamine on alati natukene ikkagi subjektiivne ja luule hindamine on väga palju subjektiivne, nii et see tähendab seda, et meil kõigil olid mingisugused omad eelistused. Päris kaklema me ei läinud žürii, me jõudsime ikkagi ühisele arvamusele lõpuks, aga näiteks ühes vanuseastmes tõesti me olime sunnitud tegema esimese ja teise koha pooleks.